Lugupeetud kolleegid, hea Eesti rahvas! Ma tahan siin kõnetoolis väljendada oma muret selle üle, kuidas Eesti Vabariik käitub silmakirjalikult. Ja käitub silmakirjalikult kommunismi orjuses vaevleva Kuuba rahva suhtes, aga silmakirjalikult ka oma rahva suhtes, arvestades seda ehmatavat uudist, mille me äsja saime. Nimelt Eesti riigi osalusel asutatud E-riigi Akadeemia on kuulutanud hiljuti välja 441 000 euro suuruse hanke, mille eesmärk on arendada Kuuba digiriiki. E-riigi Akadeemia selgituste kohaselt on projekti eesmärk Kuuba maksuameti, riiklike registrite, statistikasüsteemide ning avalike digiteenuste arendamine. Arvestades Kuuba riigikorraldust ja julgeolekuasutuste keskset rolli, siis on põhjendatud kahtlus, et selline tehniline ja digitaalne abi võimendab repressiivse režiimi kontrolli ja jälgimisvõimekust, mitte ei teeni demokraatia ega inimõiguste edendamise eesmärke. Kuuba on ühe partei süsteemiga kommunistlik diktatuur, üks viimaseid, mis on sellest mõrvarlikust kommunistlikust süsteemist püsti jäänud, mida juhib Kuuba kommunistliku partei keskkomitee esimene sekretär. Kuuba režiim on tuntud süstemaatiliste, ulatuslike inimõiguste rikkumiste poolest. Hulk poliitvange on siiamaani Kuubal. Ja muidugi on Kuuba üks Venemaa ustavamaid toetajaid Ukraina vastases agressioonis. Sealhulgas on Kuubast läinud väga suur hulk palgasõdureid võitlema Putini režiimi poolel. Nii et see on mõistatuslik, et meie ametnikud ei ole märganud sellist ränka vastuolu. Aga siiski on võimalus praegugi panna pidur peale sellistele protsessidele. See küll on Euroopa Liidu projekt, aga me oleme ka Euroopa Liidu osa ja me ei pea siis kaasa kiitma projektidele, mis toetavad Põhja-Koread või ma ei tea, seltsimees Xi jälgimisvõimekuse arendamist Hiinas ja sellist antud juhul Kuuba kommunistliku režiimi toetamist. Sest vaatame, mida siis toetatakse. Kuuba maksuameti paremat toimimist. Kas selleks, et Kuuba julgeolekuaparaat saaks paremini raha kätte kodanikelt, et Kuuba armee saaks paremini raha kätte, et küll on ikka kummalised tegemised. Ja see viitab ka laiemalt meie arenguabi viltu minekule, sest on ka teisi selliseid riike, näiteks Aafrikas, kuhu Eesti maksumaksja ressursse kanditakse, mis lähevad sõna otseses mõttes üdini korruptiivsete režiimide nuumamiseks, kes selle raha, mida meile neile anname, hoiavad kokku näiteks oma julgeolekuaparaadi või sõjaväe töös hoidmiseks või lihtsalt oma villade ülevalpidamiseks korruptiivse eliidi poolt. Aitäh! Aitäh, hea juhataja, head rahvateenrid. Uut aastat on valitsus alustanud taaskord maksuralliga, et seekord küll ei tõsteta otseselt makse, aga aetakse jätkuvalt siis nii-öelda käsi Eesti rahva rahakotti, eelkõige siis pensionäride ja lastega perede rahakotti. Ja seetõttu on meil arupärimine peaminister Kristen Michalile seoses kavatsusega kehtestada ühistranspordile maakonnaliinidel kuukaarditasu siis ka pensionäridele ja lastele. Ja maapiirkonnas ei ole ühistransport mugavusteenus, vaid sageli ainus liikumisvõimalus. Tänase valitsuse kavandatav muudatus tähendab pensionäridele ja lastega peredele püsivat lisakulu ja koormab ühiskonnagruppe, kes on niigi sageli sotsiaalmajanduslikult haavatavamas olukorras. Eriti problemaatiline on see kavatsus olukorras, kus valitsus kehtestas sotsiaaldemokraatide
Reformierakonna ja Eesti 200 kätega automaksu, mis on kõige valusamalt tabanud just maapiirkondade elanikke. Maapiirkondades ei ole isiklik sõiduk luksus, vaid vältimatu vajadus. Ja nii kujuneb nüüd Hendrik Johannes Terrase ettepanekute põhjal olukord, kus maapiirkondade inimeste liikumist maksustatakse kahel viisil, nii auto omamise kui ka ühistranspordi kasutamise kaudu. Ja selline lähenemine ei toeta mitte kuidagi regionaalset arengut, vaid süvendab ääremaastumist. Samuti on teatatud kavatsusest panustada samas suurusjärgus vahendeid aastas Tartu-Riia rongiliini käigus hoidmisse ja see tekitab põhjendatud küsimuse riiklike prioriteetide kohta olukorras, kus Eesti-sisene ühistranspordi rahastamisel nähakse lahendusena eelkõige maapiirkondade elanike kulude suurendamist ja selline valik süvendab ebavõrdsust ka linna- ja maapiirkondade elanike vahel ega toeta tasakaalustatud regionaalpoliitikat ja seetõttu soovimegi peaministrilt küsida 5 küsimust. Saada teada, millistele analüüsidele tuginetakse ja kuidas mõjutab see valitsuse hinnangul maal elavate inimeste, eelkõige pensionäride ja lastega perede toimetulekut. Lisaks sätestatakse ka ju Eesti põhiseaduses, et lastega pered on riigi erilise hoole all, et kuidas see suhestub selle põhiseaduse punktiga. Ja kokku veel 3 küsimust ja esitajateks on kõik Riigikogu EKRE fraktsiooni liikmed. Aitäh! Aitäh! Ja järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Anti Poolamets, palun. Lugupeetud kolleegid, mina annan üle arupärimise justiits- ja digiminister Liisa Pakostale. Nimelt plaanib Justiits- ja Digiministeerium ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts lõpetada Eesti vanima, esinduslikema ja sealjuures nõuete kohaselt toimiva ja väga hästi ligipääsetava kohtumaja kohtuna kasutamise, mis asub aadressil Pärnu maantee 7, Tallinn. Hästi tuntud õigusemõistmise hoone juba 1800. aastate lõpust. Alles see oli, kui taheti kinni panna Jõhvi kohtumaja ja selle puhul päris paljud kohtunikud olid nördinud ja lõpuks, ma loodan, et pikemaks ajaks, lõpetati see rumal plaan ära, sest Jõhvi kohtumajale oli riik väga palju kulutanud ja see oli ka regionaalpoliitiliselt äärmiselt vale samm. Ja nüüd siis minnakse ühe kõige väärikama kohtumaja kallale. Ja sealjuures rõhutan seda, et äsja said ka Riigikogu liikmed 101 kohtutöötaja pöördumise, mis kajastab sedasama muret. Ja üldsegi on üks väga mõistatuslik lugu, miks neid kohtumajasid, mis on meil kõige paremas korras, kõige väärtuslikemal asukohtadel, tahetakse nagu hoogtöö korras kinni panna. Et mis hoog see Justiitsministeeriumil on? Ma ei saa aru, ma loodan, et annab meile vastuse, mis hoog neil on kõige kvaliteetsemate kohtumajade kinnipaneku osas. Aitäh! Aitäh! Ja suur tänu! Mina soovin üle anda iseenda ja terve rea fraktsioonikaaslaste nimel arupärimise peaminister Kristen Michalile seonduvalt asjaoluga, et juba mullu juunikuus teatavasti OSCE ODIHR tegi avalikuks oma raporti, milles tuvastati terve rida probleeme seonduvalt Eestis kasutatava e-hääletuse süsteemiga. Aga siiani, olgugi et möödas on juba rohkem kui 6 kuud, ei ole ühtegi märki sellest, et valitsus oleks asunud välja töötama seadusemuudatusi, mis lähtuksid eesmärgist neid puudusi ületada. Ja soovimegi sellega seonduvalt teada, et kas Vabariigi Valitsus on alustanud vastavasisulise eelnõu väljatöötamist. Kui on alustatud selle tegevusega, siis millal võiks loota, et see eelnõu ka parlamenti jõuab, pidades silmas, et järgmised Riigikogu valimised toimuvad juba aasta ja 2 kuu pärast. Ja kui ei ole alustatud vastavasisulise seaduse eelnõu väljatöötamisega, siis millisel põhjusel? Et kas siis arvataksegi sedasi, et need OSCE ODIHR-i poolt välja toodud puudused ei vääri tähelepanu ehk siis ei ole sisuliselt põhjendatud. Nii et jääme huviga ootama siis peaministri selgitusi nende küsimustega seonduvalt. Aitäh! Aitäh! Nii, Evelin Poolamets, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Esitan arupärimise Erkki Keldole, majandus- ja tööstusministrile, seoses Põhjamaade Balti vesiniktaristu riigi eriplaneeringuga. Elering AS on esitanud 1. detsembril 2025 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile taotluse algatada Põhjamaade Balti vesinikutaristu Eesti osa riigi eriplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine. Tegemist on suure ruumilise mõjuga piiriülese taristuprojektiga, mille võimalikud trassid läbivad Lääneranna, Põhja-Pärnumaa, Tori ja Saarte valda ning Pärnu linna, Kuusalu, Jõelähtme, Raasiku, Saue, Rapla valda ja ühtekokku 24 omavalitsust. Riigi eriplaneeringu koostamise eelduseks on suur riiklik huvi, aga paraku ei saa aru, millist riiklikku huvi kannab gaasitoru, mille puhul on tootmine Soomes ja tarbimine Eestis, et milliseid kulusid toob see kaasa meie maksumaksjale ja millist kasu, riiklikku kasu see teenib Eesti riigile. Ja kuna see läbib mitmeid omavalitsusi, siis on suur huvi ka teada, et kuidas on kaitstud kohalike omavalitsuste ja maaomanike huvid ja kompensatsiooni põhimõtted, et oleme harjunud, et riiklikud eriplaneeringud kipuvad kohalike inimeste õigustest üle sõitma. Aitäh! Aitäh!